See viraalne video on tekitanud arutelu selle üle, kas transsoolisus on tegelikult vaimne haigus, millega tuleb väga-väga tõsiselt tegeleda, või on see inimeste enda poolt välja kuulutatud õigus, kes tunnevad end oma kehas väga ebamugavalt. Ma mõtlen, vaatame lihtsalt selle video ära ja siis saame sellesse arutelusse süvitsi minna. Mis on probleem? Miks sa lased neil lastel sellega pääseda? Nad ei tohiks siin olla. Kui sa häält maha ei võta, panen sulle käerauad ja viin su psühhiaatriasutusse. Võta hääl käe maha. Proovi. Et seda lõigata. Kas sa ähvardad mind? Kas me saame siia teise üksuse Jay Lee'ga tegeleda? Tal on närvivapustus. Tasa, lihtsalt. Ütle õige asesõna. Mida sa ütlesid? Doktor 351. Heida käe maha, ei. Kohe pritsitakse sind üle. Ei, vait, heida kohe maha. Jäta mind rahule. Ma võin sinna sisse tulla. Jäta mind rahule. Palun. Olgu, kas sa rahuned maha? Ma tahan rahuneda. Ei, nüüd on liiga hilja. Nüüd on liiga hilja. Ta viiakse ära. Sa ei saa peatada. Ta on ära viidud. Ma lihtsalt tahan temast eemale saada. Ta... Ütle lihtsalt, ütle, et olen 7-3. Palun astuge sisse. Ausalt, poisid, mu süda on selle mehe või naise või mis iganes pärast täiesti murtud. Südamevalu. Ma tean, et poliitiliselt korrektne asi parempoolses liikumises on öelda, et see mees on hull. Ta väärib seda. Kõik, mida ma seal näen, on keegi, kes on täiesti murtud. Nii murtud, et tal on vaimne kokkuvarisemine selle pärast, kuidas keegi teda nimetab. Ja ta ei suuda oma emotsioone kontrollida. Ja see murrab mu südame, sest see inimene ei ole vaimselt terve. Ei tema riiete, tegude ega mõtete poolest. See on kohutav tragöödia näha, et keegi selline, kes on ilmselgelt haige. Ja ma tean, et parempoolses liikumises olevad inimesed pilkavad seda ja kasutavad seda tõestusena. Ma ei arva, et see tõestab midagi muud peale selle, et see inimene vajab tõesti tõsist abi. Ja see on alandav, et sellest on ausalt öeldes saanud poliitilise ärakasutamise vahend, millega tõestada, et transsoolisus on probleemne. Mul on palju probleeme transsooliste liikumisega, eriti alaealiste osas. Ma arvan, et see on jälk ja see on tragöödia. Aga see video peaks kõigi südameid murdma, mitte inimesi vihastama. Ära lükka mind. Ta on nii ilmselgelt haige. Ma mõtlen, ta on nii ilmselgelt haige. Ja mind frustreerib, et on üha kasvav hulk inimesi või vähemalt on olnud selline rühm inimesi, kes arvavad, et sa võiksid seda vaadata ja mõelda endamisi. Tead mis? Jah, see inimene väärib soovahetusoperatsiooni ja väga oluliste elu muutvate otsuste tegemist, mis põhimõtteliselt määravad kogu tema ülejäänud elu kõigis aspektides. Tema perevõimed, tööalased võimed, sotsiaalsed võimed, emotsionaalsed võimed. Selle peale vaadata ja arvata, et see on kuidagi seotud tema sooga, mitte sellega, mis tema peas toimub, on hullumeelne. Ma mõtlen, vaata seda. Jäta mind rahule. Ma võin sinna sisse tulla. Palun jäta mind rahule. Olgu, kas sa rahuned maha? Ma tahan rahuneda. Ei, nüüd on liiga hilja. Ta viiakse ära. Sa ei saa peatada. Peatu. Ta on viidud. See on ära võetud. Ma lihtsalt tahan temast eemale saada. Ta. Viitsu! Täpselt nagu mina. Ma mõtlen, mida me ühiskonnana oleme teinud, et vaadata kedagi, kes on ilmselgelt nii vaimselt haige ja panna teda uskuma, et tema hullumeelsus on päris. Et ta võib karjuda politseiniku peale, et teda tuleks nimetada õige soo järgi, sest tema nõudmised on nii tähtsad. Kas te mõistad selle olukorra traavikat ja farsilikku olemust? Et tegelikult ei ole küsimus selles, kas transsoolisus on vaimne häire. Tegelikult on asi selles, et inimesed, kellel on selgelt vaimseid probleeme, suunatakse tegema hullumeelseid otsuseid ja neile surutakse peale hullumeelseid ideoloogiaid.
ja nad lähevad endast välja, sest neil ei ole selgelt vaimset võimekust toime tulla sellega, mis neile peale surutakse. Ja see ongi selle ühiskonna lõpptulemus, mis arvab, et teeb teene ja on lahke, kui nimetab neid inimesi õige soo järgi, kuigi tegelikult vajavad need inimesed päriselt abi. Ütle, ma olen. palun astuge sisse, vaadake, et te pead ära ei lööks. Käs! Inimesed üle kogu maa õnnitlevad politseiniku selle eest, et ta käitus selles olukorras lugupidavalt. Ta ei kasuta tema kohta õiget sootahistust, aga ma ei arva, et see oleks selles konkreetses juhtumis vajalik. Aga jällegi, ma ei näe siin mingit sain su kätte hetke. See video murrab mul täiesti südame. Ma mõtlen, sellel on nüüd 15 miljonit vaatamist. 15 miljonit vaatamist sellest, kuidas keegi saab internetis närvivapustuse. Ja jällegi, ma tõesti arvan, et transsooline liikumine on üks kõige eemale tõukavamaid, vastikumaid liikumisi. Mitte sellepärast, et inimestel on vajadus tunda, et nad ei sobi oma kehasse. See ei ole see, mis mind eemale peletab, vaid see, et sellest on nii selgelt saanud poliitiliseks kuritarvitussüsteemiks, mis võtab inimesi, kes ei ole terved ja sunnib neid elu muutvatesse otsustesse poliitiliste punktide nimel. Minu jaoks on see poliitilise liikumise kõige kõrgemal tasemel kuritarvitus. Sellel pole sõna otseses mõttes mingit pistmist aruteluga selle üle, kas vanemal inimesel, kes usub, et ta on vales kehas, peaks olema võimalus seda muuta. Kuigi ma isiklikult ei arva, et see on õige, tean ma, et kui mul oleks võimalus muuta oma keha saledamaks, pikemaks või teistsuguseks, siis ma ideaalis tahaksin seda teha. Aga minu ülesanne on töötada iseendaga, et olla kooskõlas sellega, kes ma olen ja seda aktsepteerida. Ja ma arvan, et enese aktsepteerimine oleks palju tervislikum, kui püüda midagi operatsioonidega parandada, mis on selgelt sinu peas ja tunnetes. Aga see on arutelu teiseks korraks. See video ajab mind iiveldama. ma kavatsen teada pritsida. Ei, palun ära pritsi, ära ütle him. olgu, ma kavatsen hõõr pritsida. Ära tee seda. ma hakkan pritsima. Ma mõtlen, ta arreteeritakse, tal on olnud närvivapustus ja ta ütleb, et esimene hetk, mil ta tunneb end natukenegi mõistlikuna, on siis, kui keegi on valmis temast kui naisest rääkima. Kas see ei ole siis mitte vaimse tervise puudumine? Minu jaoks, ma ei tea, kas on üldse suuremat näidet vaimse tervise puudumisest. Ma mõtlen, siin on selle mehe pilt. Kas see näeb välja nagu keegi, kes on terve? Kas see tundub sulle nii? See on tema arreteerimispilt. Selle mehe nimi on muideks Jack Wicks. Ta on Kesk-Florida ülikoolist. Ta on transsooline tudeng ja ta läks internetis viraalseks, kui tal tekkis kontrollimatu raeguhoog, kuna politsei nimetas teda vale sooga. See oligi täpselt nii. See oli raeguhoog. Aga ma ei tea, kas ma saan teda selle eest süüdistada. Tegelikult arvan ma, et ma süüdistan ühiskonda, mis on lubanud, et keegi, kes on ilmselgelt nii haige, saab just oma haiglase seisundi eest tunnustust. Kui ma oleksin koolis ja keegi astuks sisse sellisena, siis ma ei tahaks kutsuda mededesid. Ma tahaksin veenduda, et nendega on kõik korras, sest mulle tunduks, et nendega tõesti ei ole kõik korras. Aga tänapäeval tähendab see, et sina oled probleem. See tähendab, et sa oled transfoob. See tähendab, et sa nimetad midagi, mis on poliitiline liikumine. See tähendab, et sa oled rassist. Ja just sellega mul ongi probleem. Siin me näeme haiget meest, kes on täiesti murtud. Ja see peaks ka meie südameid murdma. Me peaksime seda vaadates mõtlema, kuidas me saaksime sellele mehele abi pakkuda. Mitte, kuidas me saaksime teda poliitilise mõjuvõimu saavutamiseks ära kasutada. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.